tead, mis ma mõtlesin? Juba oleme, ma kohe kontrollin, kas ma olen ikka Facebookis või? Ahaa, ma läbi telefoni kontrollin. Siin on reaalne produktsioon taga praegu. Tšau kõigile. Tere kõigile, kes meid kuulevad. Ahaa, super. Väga hea. Nii, minu lehe peal me oleme Facebookis laivis. Tere kõigile, kes meid kuulevad. Ja ma nüüd, Mari-Liis, proovime, teeme selle Instagrami nalja ka ära, et lähme Instagramis siis ka. Aga korra segan, kas sa paned meid samale ekraanile või? Siis sa pead panema siit see view ja just, et pane sealt, et siis me oleme samal ajal, muidu on veits. Ja. Meil ongi see galerii, on ju? Ja, aga praegu näitab meid eraldi. Ta peaks immersive või? Ta peaks immersive. Ta peaks niimoodi olema. Vaata, mul ei ole neid admin õigusi praegu. Oota, aga ma panen aga ma su hostiks panen, kas ma siis saan? Jah, vaata korra. Sest ta peaks olema see, kus me oleme mõlemad. Ta mul lihtsalt praegu ei näita. Okei. Kuule, gallery, vaata, näe läks. On sul nii, sest mina näen, et meil on mõlemad. Aga nüüd mine hosti, ma enam ei taha host olla. No, olgu, väga tore. Nii, tere kõigile, kes meid kuulavad. Vaatame. No nii. Aga huvitav. Oota, kuidas ma siin sealt ära saan nüüd? Vaatame. Minul on okei, vaata. Olgu, väga hea. Kuulajad, aitäh, et olete kannatlikud olnud. Ja, just. Meil on okei praegu. Ma panen kohe Instagrami ka ja siis on kõik väga super. Nii, check-in connection, kohe vaatame. Nii, 4 kuulajat taga. Kui sa laivis oled, sa võid seni märku anda, kes sa seal oled. Jaa. Kirjuta, kas sa vaatad meid laivis ja tervita meid, siis me teame, kes on olemas. Just. Tere sulle, kes Instagramis meid kuulad. Meie oleme siin koos Mari-Liisiga ja vaatame kohe, kuidas me saame. Mari-Liis, kas sa saad siia poole tulla? Katseta. Nii. Ega siin on, teate, vaadake, see ongi see naistele. Ehk et põhimõtteliselt sa võid rääkida, Elerin, mis me praegu. Ma teen siia alguse ära juba sellise sissejuhatuse, et mul on külas üks suurepärane naine, ema ja 3 lapse ema, ettevõtja, meeletult aktiivne inimene, kellel on väga väärtuslik ja väga vinge lugu, mida jagada. Ja kuna ma Mari-Liisiga, Mari-Liisi ma ju tean, on ju ikkagi Pesapuu perekeskus ja kõik, kes vähegi lapsi, kas sa panid requesti ka või? Ahaa, accept, super, tuleb. Et need, kes siis vähegi võib-olla Pesapuu perekeskus teavad ka Mari-Liisi ja siis ma teadsin teda varem, aga kuidagi huvitaval kombel, ma teadsin teda ja siis ma mõtlesin, et aga peaks, kuna ma juba selliste laste teemadega olen juba tükk aega tegelenud, et peaks Mari-Liisiga kunagi koostööd tegema, oli mul nagu mõte. Ja siis puhtjuhuslikult Instagrami kursusel me kohtusime. Ja nii, kui ma juba selles kirjelduses nägin, et Mari-Liis, et see on Pesapuu Mari-Liis on meie Instagramis seal siis ühises koolituses, mul oli kohe, et ahaa, vau, et kuidas see võimalik on, et kas sina oledki Mari-Liis? Olid nii lahe, kirjutasid, Elerin oli nii lahe, kirjutasid, kas sina oled see Pesapuu Mari-Liis? Kas sina oled see Pesapuu Mari-Liis, täpselt. Ja siis, kui meil oli võimalus või nii-öelda selline nagu ülesanne otsida siis oma padi või oma nii-öelda sõber, kellega siis Instagrami kodutöid teha, ma kirjutasin kohe Mari-Liisile, et tule, oleme koos, teeme. Nii, aga ma proovin siis, näed, proovi nüüd, ma kutsun sind uuesti. Ma räägin. Super, ma panen siit kinni siis. Me proovime erandkorras olla 2 kohas laivis, nii Instagramis kui ka siis Facebookis. Ma panen enda oma kinni, sest... Nii. Okei, tead, tehniliselt on see, vaatame, me ka teeme esimest korda seda, ma ka ei teadnud seda, ehk et ta filmib mind siit ja Zoomist ja see heli kajab.
Ma praegu sain aru, et ta tahab mind nagu mõlemast kohast filmida. Aga teeme niimoodi. Ma ei saa seda heli maha ka võtta. Teeme niimoodi, et kutsume siin Facebooki. Just. Tulge Facebooki ja ma vaatan, kas ma saadan siia kommentaaridesse. Ma saadan kohe lingi. Ma saadan kommentaari lingi, sest lihtsalt tehnilistel põhjustel ei ole võimalik 2 kohas laivis olla nii, et oleks mugav. See on see probleem. Kui keegi teab, kuidas on võimalik, siis andke märku. Aga Instagrami kaudu nad leiavad ju sinu Facebooki lehele, on ju, okei. Ja, aga ma panen selle kommentaari. Just, sest mina jah ei saa. Sa jooksid. Kuidas? Kas sa panid enda oma kinni või jooksid? Ei pannud kinni. Aha. Okei, aga igatahes armsad 16 inimest, kes te meid vaatavad, siis minge minu Facebooki lehele, mitte kontole, vaid Facebooki lehele. Seal on hoopis teine taustapilt ja minge otsige mind üles, vaadake meid seal ja siis te kuulete Marilisi lugu ja kõiki toredaid asju, mis me täna räägime. Kohtume Facebookis. Nii. Aga selle peale ongi lihtsalt hea öelda see, et kui ei proovi, siis sa ei saagi teada. Nii et ärge siis nii tehke. Just. Nii, aga teie, kes te meid Facebookis kuulate, tere teile uuesti. Tegin sissejuhatuse ära, kuidas ma Marilisi tunnen. Aga Marilis selle Facebooki laivi teema on ettevõtlikud naised, kas hullus või võimalus. Sina, kes sa oled täna 3 lapse ema, õnneliku naise, õnneliku ema kogukonna looja ja ka mitmes võttes ka ettevõtja. Ma küsin kohe alguses, mis sa arvad, kas see on hullus või see on võimalus? See on kohe selline paras pirankas küsimus. Et tere kõigile ka, kes te vaatate. Ma olen hästi südamest tänulik, et te panustate oma kõige väärtuslikumat asja, oma aega siia praegu. Ja ma püüan selle poole tunni 40 minuti jooksul nii palju kui võimalik väärtust teile anda. Sellepärast kirjutage, ma loodan, et Eleril näeb seal äkki kommentaare. Kirjutage, küsige ja ma ütlen ausalt, et ma olen väga avatud ja nagu me ka rääkisime, et ma ütlesin Elerinile, et küsi mida iganes. Mina räägin seda, mis tuleb minu seest ja südamest ja eks siis näis, mis sealt täna nagu välja tuleb, et mul ei ole vastused välja mõeldud, need tulevad sellel hetkel ja tulles sinu küsimuse juurde. Ma pean õppima. Ja tulles sinu küsimuse juurde, ma arvan, et ta on selline nii ühte kui teist. Et ma mäletan, kui Breden Keatsi looja Merle Leemet, kui temaga, ma võitsin kunagi ühe lõunasöögi temaga, ma olin nii nagu õnnelik, ma olin nagu täielik fänn ja ma küsisin tema käest. See oli 6 aastat tagasi kuskil, ehk et Breden oli veel üsna nagu alguses. Ja ma küsisin tema käest, et okei, et kui see teekond nüüd, kui sa täna nagu teaksid, kui palju või et see, millega sa oled ennast nüüd sidunud, et kas sa siis alustaksid või ei alustaks. Ja kui ma ei eksi, siis tema vastus oli see, et tal on ka 3 väikest last oli tollel hetkel, kes on nüüd juba suuremad, aga ta ütles ka, et tead, on hetki, kus sa mõtled, et ma ikkagi ei teeks seda ja nii-öelda jama läbi, aga on hetki, kus on täiega nagu ehk, et siin ei ole ühtset vastust. Täna ongi minu jaoks küsimus selles, kuidas mina neid olukordi näen. Mul on täpselt nii nagu elu on, meil on üles-alla, täpselt nagu majanduslangus on, majandustõus on, alati järgneb langusele tõus ja tõusule langus, see on alati, see on nii. Ja täpselt siin ongi küsimus selles, et kas ma nüüd keskendun ainult sellele, et oi, kui raske see on, sest ma ütlen ausalt, ka praegu tegelikult see periood ei ole väga lihtne. Elerin unustas mainida, et on ka samanimeline raamat kohe tulemas, õnnelik naine, õnnelik ema. Ja ma teen elus esimest korda raamatut ja see protsess on, esiteks on see väga selline isiklik lugu, väga keeruline lugu ja see protsess on väga raske. Aga
siin ongi nüüd see, et miks ma võtan seda võimalusena, tähendab üldse kogu seda ettevõtlust ja kõike seda, mida mina teen, võtan sellepärast võimalusena, et eesmärk peab minu meelest paigas olema ja ma ei mõtle siin eesmärgina lihtsalt seda, et oi, ma ei tea, et tahaks, et kogukonnas oleks nii palju liikmeid või see on selline väike eesmärk, vaid pigem kui vaadata natuke kaugemale ja natuke sügavamale, ehk et mis on minu see missioon siin. See missioon kõlab ka võib-olla hästi nagu suurelt, aga 4 aastat tagasi, kui ma lugesin Stephen Covey raamatut Väga efektiivse inimese 7 harjumust, siis sealt kuidagi mind see kõnetas ja loomulikult, kui ma hakkasin otsima seda oma, mis mu missioon on, huvitav, siis seda loomulikult ei tulnud, vaid kui sa lähed nii-öelda rahusse ja teed oma toimetusi edasi, siis tegelikult see missioon tuleb. Võib-olla mõni teab juba kohe absoluutselt, aga mina ei teadnud. Täna ongi see missioon. Emasid ja naisi toetada, millest sa ka enne rääkisid minuga, Elerina. Kui meil on mõni kuulaja, kelle jaoks Mari-Liis Lukk, sinu nimi on täiesti esmakordne ja sa täiesti võõrale kuulajale peaksid ennast tutvustama, siis kuidas sa tutvustaksid? Millega sa tegeled? Ja, see on see lifti kõne 30 sekundit, mida et siin on jah, seda on võimalik läbi rollida. Ma arvan, et ma praegu teen seda läbi rollida. Ehk et ma olen siis naine, eelkõige olen mina naine ja mina ise. Ja mina olen siis see inimene, kes on see naine, kes on olnud lapsepõlves, nooruspõlves väga sügavas augus ja kes on olnud väga madala enesehinnanguga, hästi palju teistega võrdlev, teinud asju sellepärast, et saada väljastpoolt tunnustust. Ja täna olen ma, loomulikult see on ikkagi mingid asjad tõstavad pead, olen olnud ka hästi tugevas ohvri rollis, et kõik on minu vastu ja süüdistanud hästi palju teisi inimesi oma elus, selles, mis on minu elus läinud halvasti, mis ei ole õnnestunud. Ja täna ma olen jõudnud sinna, et kogu selle oma loo olen ma pannudki raamatu kaante vahele ja ma olen nende teemadega loomulikult ma igapäevaselt tegelen ka edasi, aga suures plaanis võin ma öelda, et ma olen teinud nende teemadega rahu ja ma olen nendes teemades väga palju kasvanud. Kui sa võtad seda Mari-Liisi, kes oli 20-ndates ja seda Mari-Liisi, kes on täna, siis need on täiesti erinevad Mari-Liisid nii enesehinnangu kui ka tõesti oma nende tegemiste mõttes. Vot ei tulnudki läbi rollida. Läbi rollida ütlen ka ruttu ära, mul on tõesti 3 väikest last, mul on 7-aastane tütar, 1-aastane tütar ja 5-aastane poeg. Ja mul on siis elukaaslane, kellega me koos oleme olnud siis kohe saab 13 aastat. Nii et selline tore kooslus. Ja mida sa oled ettevõtlusalases loonud? Ehk et ma olen loonud siis Pesapuu perekeskuse www.pesapuuperekeskus.ee ja olen sinna kõrvale siis Pesapuu perekeskus siis on sellised lapsevanemaid toetavaid veebiloenguid praegusel hetkel pakume ja siis tegelikult olen ma loonud ka Õnnelik naine, õnnelik ema virtuaalse kogukonna, mis siis toetab naisi enesearengust ja just emadele suunatud on see kogukond. Nii et seal me ka kasvame ja areneme. Nii et ja tõesti need naised, kes mul seal on, nad on nagu ikkagi üli tänulikud, et nad ütlevad, et nad võtavad selle 1,5 tundi ühe korraga iseenda aega, millest ka võib-olla täna jõuame rääkida, aga see on lihtsalt nii oluline, sest see on nende see tassi täitmine ja nad on nagu nii tänulikud, et nad seal oma aega saavad veeta, sest alguses tundub see, mis mõttes 2-3 loengut appi, mul ei ole aega selleks, et saada tulemusi ja selleks, et midagi muuta oma elus ja selleks, et aega juurde võita, me mõnikord peame selleks aega panustama.
Ehk siis kohe selline mõnus näpunäide ka sinu poolt, et kuidas üldse saada neid kahte asja omavahel ühendada, emadust ja ettevõtlust, on ju? No siin on see, kuna ma olen ka päris mitmeid kordi ka läbi põlenud ja neid lugusid, kui ma ei eksi, siis ma räägin ka raamatus mõningaid, et kus on mul ikka veri on ninast väljas olnud ja ikka tõesti ettevõtlus on olnud number 1, siis mina täna seda enam ei taha. Ja ma olen õppinud, siis mul on veel väga palju õppida, sest ma ei ole veel nii, ma nagu ise tahaks veel paremini seda aega juhtida, aga ma olen ka teekonnal täpselt samamoodi. Et seal on hästi oluline osa on olnud selles, kuidagi, ma ei tea, enesearmastus võib-olla liiga ära nagu leierdatud, aga ma olen hakanud läbi selle väärtustama iseennast rohkem. Ehk et kui ma varem tõesti tegin öösiti tööd, võib-olla siin annab ka vanus märku, aga põhimõtteliselt ei olnud mingi probleem nagu 1,5–2 aastat ööd läbi tööd teha, siis tegelikult see ei ole mõistlik. Ja niimoodi sa ei ehita mitte midagi üles. Sa põled lihtsalt ise läbi ja mul on olnud ju olukordi, kus ma olengi teinud mingeid projekte, mingeid suuremaid projekte, 1,5–2 kuud olen niimoodi nende varude pealt töötanud ja siis pärast seda ma ei ole suutnud 0,5 aastat oma ettevõtte heaks mitte midagi teha. Ehk et tegelikult tuleb mina, kui on ka nii-öelda laste kõrvalt midagi teha, siis minu soovitus on see, et kui sa mõtled oma aja, et kui palju sul aega on, mõtled realistlikult, et tund päevas, siis vähenda seda veel 0,5 tunnile, sest seal on need ootamatused ehk et selline samm-sammult. Ja muidugi see, kui me räägime iseenda väärtustamisest aja mõttes, siis ongi see, et mida ma hästi palju kuulen ja näen. Oota, kas sul mees siis kogu selle aja tegelebki lastega ja mis mõttes? Ma ei tea, ta on ka nagu laste isa. 50% on need lapsed tema omad sama palju, kui need on minu omad. Loomulikult on erinevaid suhteid, kus võib-olla ei ole teist, aga kõige olulisem on tugigruppi hakata kaardistama ja vaatama, millised on võimalused. Et hästi lihtne on öelda, aga mul ei ole võimalik, mul üldse ei ole seda tugigruppi, et eks mul endal ka vahest tuleb see ohvriroll ligi ja mingi päev ka oli mingi asjaga. Ja mul ei olegi täna reaalselt ressurssi, et teha neid mingeid suuri asju, mida ma siin vahepeal tegin ja mida ma tahaks nagu uues kuues teha, aga mul ei ole ja ma olen sellega rahu teinud, et ma olen ikkagi 3 lapse ema ja mis minu jaoks on oluline, et kas see on oluline, et kuna ma ei tee enam asju selleks, et saada väljastpoolt tunnustust, siis ma olengi sellega rahu teinud, et aga mis on mul olulisem, kas mu lapsed mäletavad lõpuks seda, et ma läbi põlesid. Just, või siis nad mäletavad seda, et oi, et ikka, et sai emmega kuskil ka käidud, mitte see, et emme kood tööl oli. Ehk et ma ei tea, kui hea nõuanne see nagu on, et aga mulle nagu tundub, et siin võiks natukene nagu realistlikult neid asju vaadata, aga samas mitte langeda ka ohvrirolli, et mul pole võimalik, mis tal viga on ja tal on ju normaalne mees. No mida ma kuulen? No kuule, ma ei tea, kui sa oma lastele isa valisid, siis ma usun, et sa tahtsid ka normaalset meest. Et siin on see eneseväärtustamise küsimus, kas sa julged, kas sa väärtustad iseennast piisavalt palju, et öelda, et kallis, see ei tähenda nüüd, et me läheme nii, mina nüüd võtan õhtu vabaks, vaid te planeeritegi oma aega, te planeerite oma pereaega, ütledki, et vaata, näed, minul on siin täna, Elerilil on ka ju, sul on ka ju väike laps, on ju, et ega sa oled ka selle ära planeerinud, et kuule, ma olen laivis ja sorry, ma ei tegele praegu lapsega, et palun tule mulle appi, on ju, teeme seda. Kas oled saanud ka selliseid küsimusi? See on selline hästi hea provokatiivne küsimus, on ju, nagu sa enne mainisid ka, et kus sul siis lapsed on, on ju, et kui sa praegu oled kuskil laivis või teed midagi, et siis keegi küsib, kus sul lapsed on? Täpselt jääb, vaata, et nüüd on see küsimus, et kuidas me sellesse suhtume, et kui me võtame nalja ja viskame vimkat, et kuule, näljas on praegu reaalselt, näljas on, et ma ei tea, kus ta on, ju. Või, täpselt, või ongi see, et ongi isaga nende aeg, nemad toimetavad ja meie teeme oma asja. Et see on ka selline natuke minu jaoks selline
noh, ma saan aru, võib-olla huvist on ju, võib-olla mingisugusest hoolivusest küsimus, mis on tegelikult hästi sisutu. Noh, on ju. Siin on hästi palju taga seda, sellised küsimused, miks inimestel tekivad, on see, et meil on ühiskonnas nagu loodud mingid normid. Tõesti jutumärkides normid. Sellepärast, et me oleme harjunud, et nagu see läheb ja loomulikult aina nagu paremaks ja isad ise ka hakkavad juba iseenda nii-öelda õiguste eest seisma, et aga ma tahan ka lapsega nagu olla, on ju, mõttes on ju, sest väga palju ehk, et on ühiskonna, ma lõpetan selle eelmise mõtte ära, et on sellised nii-öelda normid, et ema on, kui ta on ikkagi lapsega kodus, siis ema on lapsega kodus ja siis see tähendab seda, et ema peaks 24/7 lapsega olema. Ja väga paljudel emadel on see muster kodust kaasa tulnud. Ma toon teile näite. Üks armas inimene jagas mõned nädalad tagasi minuga seda lugu, et ma ei mäleta, kas ma kuskil laivis ka rääkisin. No igal juhul olen rääkinud, siis ma ei tea, siin ei ole rääkinud, on ju. Ja ta jagaski niimoodi, et ta ütleski, et tead, et mul on väga hea mees, ta aitab mind hea meelega nagu laste osas, et ma saaks enda asju teha, aga tal on raske küsida, sellepärast, et teda on kasvatatud niimoodi, et naine peab saama kõigega hakkama ja naine ei tohi abi küsida ja jumala eest, et ta tunneb seda survet, sest ta on selles mõttes piisavalt teadlik, et ta märkas seda. Aga kui palju on meie seas naisi, kes seda ei märkagi ja nad niimoodi panevadki autopiloodil ja siis mõtlevad, et issand, et aga kuidas nemad jõuavad ja miks ma läbi olen põlenud, miks ma tunnen, et ma ei taha oma lastega koos olla või et miks mul sellest kõigest täiesti siiber on, miks jookstakse ruttu tööle tagasi, sest see on ainuke koht, kus saab nii-öelda puhata. Või nagu lihtsalt lastest puhata. Et see on hästi oluline märgata ja teisalt ka see, et no kui mul esimene laps sündis, siis ma olin ikka väga-väga ebakindel ja mis te arvate, kas need, et ma olen ikka nutnud mitu peatäit, kuidas ikkagi mingitel inimestel tulid, siin ma ei tea, mehe sugulased või mitte kedagi süüdistades lihtsalt. Tollel hetkel ma olin sellele palju vastuvõtlikum, nemad lihtsalt ei osanud teisiti. Et olidki sellised, et mis asja, isa läheb mähkmeid vahetama või mis asja, kus siis ema on, lapsel on ema ka. Ja selle peale mina vastasin, et lapsel on isa ka. Ema on 9 tundi temaga siin päeval kodus. Kuidagi mina olen alati olnud selline, kuna minu isa mind ei kasvatanud ja tema oli nagu täiesti nagu auto, tema peale niikuinii loota ei saanud. Siis selle koha pealt tundub mulle see eriti normaalne, et ma tahan, et minu laste isa loob suhet oma lastega. See on ju, mina ei taha oma isaga täna suhelda, aga ma väga tahan tulevikus, et minu lapsed tahaksid minu isaga suhelda ja selles osas tundub, et on hästi praegu. Kui me tuleme ja toome fookuse tagasi sinule, siis sa tegelikult alguses, kui sa ennast tutvustasid, ka mainisid, milline sa oled olnud. Ja sind teades ja sinuga suheldes erinevates kohtades, sa oled maininud, et kunagi ma olin selline, aga täna olen hoopis niipidi, et kunagi ma tegin selliseid asju, täna ma enam ei tee. Ja seda muutust, ma ei kujuta ette, et sa ka olid reporteris selle raamatuga seoses ja ma vaatasin seda, mul olid kananahk ihule, kui sa seda lugu seal jagasid, aga mul jäi nii hästi kõlama see, kuidas sa ütlesid, et 15-aastaselt, et ma kolistasin ämbreid ja möllasin ja panin hullu reaalselt ja et sa oled nagu kõik need kogemused elus kätte saanud. Täna ma sind vaatan, jah, me ei saa võrrelda 20-aastast Mari-Liisi ja praegust, aga see vahe, ma kujutan ette, et see vahe on drastiline. Räägi mulle, kuidas sa nii normaalseks said siis? Või et mis siis sinuga selles mõttes juhtus, et sul, kui kuulaja ei tea, milline on su kodune taust, siis jaga talle ka natuke seda kodust tausta ja kuidas juhtus see, et sa oled täna jõudnud siia, kus sa täna oled, olles ettevõtja, olles eeskuju oma lastele ja eeskuju väga paljudele naistele. See on ju, saad aru, see on nagu täielik mäe otsa ronimine. Et kuidas sa jõudsid? Et võib-olla ma alustangi sellest, et võrdle ainult iseendaga, et mul on see võrdlemise teema hästi tugev.
et võrrelda võibki 20-aastast ja siis ma olen täna 39, 39-aastast Mari-Liisi. Et ma ei tahaks kogu seda lugu otsast pihta, ehk et me paneme pärast siia selle reporteri lingi ja lihtsalt nagu hästi lühidalt taustaks, et mina olen siis pärit perest, kus isa on alkohoolik ja perevägivald oli selline elu osa ja see tekitas päris palju traumasid mulle ja see kujundas väga palju minu iseloomu, et 7. eluaastaks ju tegelikult on see väga oluline osa ja selleks ajaks ilmselt ma olin päris palju osasid asju ma ka mäletan, mida ma olin näinud, mis ei tohiks käia ühe lapsepõlve juurde. Ja see lugu läkski siis niimoodi, et tegelikult 15-aastaselt ma ju kolisin kodust välja ja kui minu kodus oli tavaline selline, et alkohol, täpsustan, et minu ema oli see, kes meid siis ülal pidas ja minu ema alkoholi ei tarbinud, jumal tänatud on ja minu ema on tänaseks kahjuks surnud, aga see pikem lugu on ka siis seal raamatus kirjas. Ja tegelikult mul läks see mõttelõng, et 15-aastaselt kolisin kodust välja just ja minu kodus oli tavaline see, et suitsetati ja alkohol oli, aga ma hullult vihkasin suitsuhaisu. 90-ndatel tegelikult igal pool suitsetati, kogu aeg kõik suitsetati, aga eriti rõvega kodus ja me siis põgenesime Võrust Haapsalusse ema ja vennaga. Õde oli selleks ajaks nii vana juba, et ta oli juba ammu kodust välja kolinud ja siis juhtuski see, et siis oli vabadus, kuigi ma käisin Võrus ka pidudel, aga minu jaoks oli see, et mina olin see, kes valas ikka viina kraanikavusist alla, mitte ei joonud seda ise. Aga mina tean, et minu mingid klassikaaslased juba nagu pidudel me käisime, aga kuskil salaja nad seal suitsetasid ja jõid, aga mul nagu täiesti, mind ei huvitanud see ja mis ma ei tea, see ei olnud mul mõtteski. Aga kui ma läksin siis Haapsalusse, siis tegelikult oli meri põlvini ja see see nii-öelda see tunne, mis tegelikult ju, ma saan aru, psühholoogid võivad kirjeldada, sina oled ju psühholoog ka, alateadlikult on ju see, et me hakkame otsima seda isa armastust. Ja, absoluutselt. Sellest ma sain alles ju nüüd aru, aastaid tagasi, kui ma enesearenguga olen siin tegelenud nüüd 10 aastat, ehk et siis tõesti oli meri põlvini ja seal on väga raskeid lugusid, mida ma väga avatult jagan. Seal ma siin seda hetkel ei soovi jagada. Et need on natuke liiga keerulised lood, aga seal tõesti, ehk et nende lugude jagamise mõte on see, et mitte rääkida, oi, mis minuga juhtus, vaid jagada seda, et mida meie lapsevanemad siis täna saame teha, et loodetavasti selliseid asju teie lastega ei juhtu. Aga millal sul see plõks ikkagi käis? Sellepärast see plõks, et nüüd enam ei saa, et ma tean, kus ma tulen sellisest kohast, see on keeruline, ma tahan oma elu muuta, ma ei taha enam seda rada käia. Seal on nagu mitu sellist plõksu, mitu sellist plõksu, ma arvan, kõige olulisem. Tähendab, üks on see, et ma olen olnud kogu aeg lapsest saati see, et ma teadsin, et õppimine on see, mis mind sellest jamast välja aitab. Ehk et mina nägin, et kui ma veel ka halvasti peaksin õppima ja kuidagi niimoodi jään virelema, siis ma leian endale täpselt samasuguse mehe ja nagu virelen ja olen ka kaassõltlane ja mis iganes. Ja õppimine oli minu ainuke asi, mida ma suutsin tollel hetkel lapsena kontrollida oma elus. Ehk et mina olin see nii-öelda 4-5-line, ma pidin alati olema klassi parim. Siia tuues ka näite, nii kui ma läksin siis sinna Haapsalusse, ma lõpetasin põhikooli 4-5-ga, võib-olla seal 2-3-4 oli ja mul 10. klassis oli 1-2 tunnistusel 10-3. Ehk et see oli nagu selline muutus ja 11. klassis olid jälle 4-5, ehk et selline nagu. Ja ma teadsin, et see õppimine mind aitab. Ehk et nii-öelda taustal enesearenguga tegelesin ma kogu aeg, läksin hiljem ülikooli, tegin magistri ja teadsin, et see mind nagu aitab.
lootsin, et nüüd see magistrikraad on see lahendus. No tuhkagi ei olnud. Sain aru, et see magistrikraad võib seal taskus olla, aga kui inimene ikka ise ennast ei tunne ja ise endaga on pahuks, siis mingid korduvad mustrid tulevad, no siis ikka siis ei ole sellest magistrikraadist, noh, kui see just psühholoogias ei ole ja sa ise endaga ei tegele. Ja klõps käis ära siis, kui mäletan seda väga hästi, aga lühidalt lugu kokkuvõttes, et tõesti mul oli laps 11-kuune, ma olin sõbranna tüdrukute õhtul ja noh, see oli nagu selline, see oli nii meripõlvini pidu, et ma nagu no ma ei räägi sellest, ma ei räägi detaile, aga põhimõtteliselt ma läksin hommikul siis mul oli lihtsalt nii paha olla, ma ei olnud ju peaaegu 2 aastat alkoholi tarbinud ja siis ma nagu mõtlesin, et ma tarbin samu koguseid, mis iganes. Aga kus see kohale jõudis mulle, et see ei ole nüüd päris normaalne, oli siis, noh, pidutseda ju võib, see ei tähenda seda, et peab nüüd minust olema, kes siin ainult värskat joob, on ju, see ei tähenda seda. Aga noh, minu jaoks lõpuks see pudel veini oli nagu lõppes sellega, mis pudel, 2 pudelit nagu. Et jah, et muster oleks võinud korduda, jah. Ja siis juhtuski see, et see pidu oli, hommik oli, väga paha oli olla ja mul mees ju hoidis last ja ma läksin siis lapse juurde niimoodi, et noh, ma ei suutnud, nagu mul oli selline peavalu, mul oli nii paha olla ja teate, mul meenus minu lapsepõlv. Ja siis mul käis nagu klikk ära, et mulle meenus see, kuidas ma vaatasin oma isa hommikul, nagu kus ta oli oma tuumapohmelliga, see pohmaka hais, see nagu rõve kõik ja kuidas selline, kõik pidid kikivarvul käima, sest tal oli pohmakas. Teate, ma sain aru, et okei. Et nüüd aitab. Nüüd aitab, aga siis olid pulmad veel ja üks pidu veel ja siis oli nagu, et kuidagi nagu see selline, siis nagu hakkas tulema. Ja tõesti sellest on siis nüüd väga palju möödas, ma ei mäleta, mingi 6 aastat, 7 aastat, midagi sellist. Ja et ma nägin, et mina seda mustrit enam ei taha. Jah, ma olin praegu täiesti nagu pildis niimoodi, et ma täitsa kujutasin ette seda, mis sa rääkisid, et see on täiesti, nii see kipub olema, et kui sa tajud ära, kui sarnased me tegelikult oma vanematel oleme, mõnes mõttes sarnased on ju, ja siis, kas meile meeldib see sarnasus või mitte, väga kerge on langeda samadesse mustritesse, kus me ise tuleme. Et see sinu teadlikkus on ikka suurepärane olnud, et panna see oma nagu perelugu enda kasuks tööle, et ma ei taha selline olla. Ma tahan midagi muud elult. Noh, eks mul neid varjukülgi siin veel ole ikka, on ju, et nii-öelda mingeid uskumusi ja mis ma näen, et millega ma ei ole rahul ikkagi, et kuna minu kodus oli kogu aeg tavaline selline karjumine ja selline hästi närviline õhkkond oli kogu aeg, on ju. Ma ei ütle, et jaa, mu isa ei olnud iga päev kurjus, loomulikult, et oli selline, polnud nii palju raha, on ju. Et aga selline närviline õhkkond oli kogu aeg. Ja ma näen seda, et ma olen ise ka oma lastega kärsitu, ma olen närviline ja millega ma väga palju tegelen on see, et ma tunnistan tõesti, mis on tegelikult minu meelest vaimne vägivald, on ju. Ja väga nagu raske on seda tunnistada, aga jah, tõesti, ma nagu ikkagi karjun oma laste peale, mis on mulle nagu mille koha pealt ma väga põen ja täna ma küll seda teen nagu selles mõttes aina vähem ja ma vabandan ja kõik see, aga still ja teate, ja see ei ole niimoodi, et aga nagu ma ükskord sain ühe inimese käest, kes oli väga toredalt niimoodi, nagu ta tahtis head, on ju, aga oligi see enam kommentaar, et Mari-Liis, sul on ju 3 last ja sa tegeled pesapuuga, et kuidas sina nüüd niimoodi? No issand jumal, aga ma olen inimene ja naine ja ema ja mul on ka magamata tunnid ja ma olen täpselt samamoodi väsinud kui sina. Ja ma tunnistan seda, ma tunnistan sulle siin seda praegu, et jah, ongi nii. Nii et mul ka ikka keerab katus ära ja tõstangi häält. Ja loomulikult ma jälgin seda ja et ma tean, et see ei ole okei.
kas sa tunned ka seda, mida mina kuidagi praegu olles nii-öelda kogu sellel teekonnal ja neid inimesi jälgides, kes kõik vanemlusega ja selliste teemadega tegelevad hästi palju ja vaata, olles ka nendes gruppides, kus lapsevanemad ju kirjutavad väga palju, et väga palju emasid materdavad ennast meeletult selle pärast. On ju, et pigem ma leian seda, et ole aus, ole avatud ja siiras sellega, et jah, et mitte ilusta seda, et sa karjud valedega, et me oleme inimesed ja me käitumegi nii. Ükski laps ei ole selles suhtes karjumise peale nüüd mingit suurt traumat olnud, on ju. Et ma saan aru, kui see tegu on süstemaatilise, tõelise vägivallaga või nagu tõesti väga suurte probleemidega kodus. Aga kui meil katus ära lendab, me oleme inimesed, on ju. Laps peabki nägema seda, nüüd on ema vihane, kuidas ta ennast siis kuidas ta ennast siia maa peale tagasi toob. No mina näengi seda, et seal on hästi oluline siis tõesti need mehhanismid ja see nii-öelda näidata, et ka mina tahan seda käitumismustrit muuta. Mitte niimoodi, et lastagi hommikust õhtuni kogu aeg sama süüdistada lapsi, et nemad ajavad sind närvi. No ei aja. Ükski laps ei saa sind mitte kunagi närvi ajada, kui sina ise kui sina ei lase seda teha. Et seal ongi hästi oluline see, et mida mina alati teen, on see, et seal on oluline kirjeldada oma seda tunnet ja öeldagi, tead, ma olen nii vihane praegu su peale. Ma olen nii vihane, aga see ei tähenda, et ma sind vähem armastaks. Et see on hästi oluline. Seal, võib-olla sul vihahaus ei tule see, aga pärast nagu öelda, et see, et kui mina olen vahest vihane sinu peale või ma nagu käitun sinuga halvasti, see ei tähenda, et ma sind vähem armastan, sest eelmine nädal meil siin oli case, et mina tegin tööd siin üleval ja oli sama case, et kus mees läks pojaga tülli ja saad aru, ja poja tuleb mulle siia tuppa ja ütleb, et isse ei armasta mind enam. Ja siis ma rahustasin ta maha ja siis kutsusin Silveri, et kuule, siuke teema ja nad rääkisid lahti selle, aga minu laps on juba täna piisavalt see, et ta julgeb avaldada seda, sest me oleme piisavalt palju rääkinud seda. Mina lapsena seda ei julgenud teha, ma ei osanud seda teha. Muidugi. Ja see muster, mida mina ju vanematelt nägin, et tülidest ei räägita, neid ei lahendata ja see kõik on okei. Ja kes mäletab? Sina oled küll minust oluliselt noorem, aga ma arvan, et ikkagi sinul on veel eriti vinge pere. Ma kutsun sind saatesse, sest sa oled nii kihvt naine, nagu sul on nagu nii ägeda. Aga kes mäletab, et tema ees oleks mõni täiskasvanu vabandanud? Ei no kuule. Ilmselt ei mäletata, sest et see ei olnud tavaks. Ja ma mõtlesingi, et need kaks mõtet, et seal oluline ongi see, et ja emadel ma soovitan otse kohe selle materdamise lõpetada, seda on hästi lihtne öelda, aga leidki siis endale kas mingi tugigrupp või tõesti selles mõttes, et mingi lähem, ma ei tea, võib-olla mõnikord ka sõbrannad ei mõista, mõnikord ongi see ohvri roll hästi nagu tulema, aga seal on nagu vahepeal võib seal ohvri rollis ka olla. Aga oluline on see, et sa saaksid aru, et sina annad ennast sellel hetkel parima, ükskõik, kuidas sina oma lapsega käitud. Just. Ka minu isa andis lapsepõlves parima, ka minu ema andis parima, ka mina sellel hetkel, kui mina olen väga-väga vihane oma lapse peale ja tõesti võib-olla, ma ei tea, olen siin, ma ei tea, sikutanud või et kuule, tead, lõpeta ära, ma olen ka parima andnud, sest see on see ressurss, mis minul hetkel on olnud. Sama süütunne, ma räägin sellest süütundest ka raamatus, kui palju me materdame, kas sellest on abi? Ei ole. See süütunne tuleb kohe lõpetada, see on nagu hästi-hästi oluline. Just ja vaata sinu kommentaarile ma lisaks veel selle ka, et kui me distantseerime selle ära, et laps ei ole mitte kunagi paha, vaid tema käitumine mingis situatsioonis on halb või ta ei oska käituda. Meie läheme selle käitumise peale vihale, on ju. Kui vaata, sinul on ju kõige pisem ikkagi käperdab midagi, mul samamoodi käperdab midagi, võtab lõhub ära midagi, teeb midagi, on ju. No muidugi sa ärritud, on ju, oled, et mis nüüd saab, on ju, asi oli selles, et tema oleks paha, on ju, see, et ta käitub või et ta ei oska veel, on ju, ohtu tunnetada ja nii edasi, on ju, suurema lapse puhul täpselt samamoodi, teismelisega samamoodi. Käitumine on alati see,
mis võib-olla ei ole mingis situatsioonis sobilik. Sa oled psühholoog, et sa tõid välja. Noh, aga see on ka see, vaata, et me nagu distantseerime siis ennast ka ära, siis ei ole see, et sa oled nii paha laps, ma nüüd annan sulle keretäie või sõiman ja röögin su peale, vaid et kui me selle kliki enda peas teeme ära, nagu sa nii hästi ennem ütlesid, siis miks ma siis närvitsen ta peale? Ma lähen närvi, tegu on tema käitumisega. Tema on ikka. Ja seal on nagu kaks asja, ongi see, et lapsevanemad, nii-öelda lapsevanemlik nõuanne ongi see, et lugege lapse ajukeskne kasvatusraamatut või kuulake mingeid loenguid. Et Elerin ka kindlasti teeb siin mingeid loenguid sellel teemal ja meie pesapuus ka teeme, et saage aru sellest, et lapse aju areneb 25 aastat, 25. eluaastaks. Kui ta on juba võib-olla ise lapsevanem, on alles tema aju areng nii-öelda lõpetab arenemise. Et saate aru, et need loogikad, mis meil käivad, need ei ole sellised, siis me imestame, miks teismelised on sellised, sest tema ajukurrud on hoopis teistsugused, rääkimata siin mõnest mudilasest, ma ei tea, 5-6 aastasest, tal on hoopis teine loogika ja tema loogika ei pea olema samasugune nagu meie ja siis nagu surutaksegi seda loogikat alla. Ja teine asi ongi see, mis sa ütlesidki, et see distantseerimine, et me oleme väga väiksest saati lastele omavahel. Kui sul on 3 last, siis sa lihtsalt, eriti nagu 2 esimest on ju 2-aastase vahega, see on väga oluline öeldagi lapsele seda, või nagu rääkidagi neile, et ka teiste inimeste puhul, nad näevad ju teiste inimeste puhul ka nii-öelda halba käitumist ja et me oleme tõesti väga väiksest saati, me oleme öelnud, käitumine on käitumine, me räägime käitumisest, mitte inimesest. Ja nüüd nad omavahel näed, 7 ja 5-aastane parandavad, kuigi neil tuleb vihahaus, et sa oled halb või vastik aga siis ma mäletan poiss ka mingi päev, mis ütles, et mina ei ole halb, minu käitumine oli halb, nagu ise jumala vihane. Ehk et see jääb talle külge ja me ei sildista niimoodi inimesi, vaid tõesti, see käitumine ei sobi mulle praegu ja see on. Ja see on super asi, mida õpetada ja ka õpetada vaata seda, et kui ma olengi vihane, siis ma ütlen, et ma olen nii vihane, isegi kui ma näost tuli punane, et ma olen vihane, mitte ma ei lähe kohe reaktsiooni või ei lähe kohe kättpidi kallale. Et need on sellised vanemlike oskuste väikesed nipid. Aga kui tuleme sinu juurde tagasi ja tuleme selle ettevõtlikkuse juurde ja kogu selle aktiivse elustiili ja enesearengu juurde, siis ma tean mitmeid emasid, kes on väga armsad, väga toredad, aga kes ütlevad, et tead, mul ei jää aega selle lapsega mitte midagi teha. Mul ei jää lihtsalt aega. Ma pean kogu aeg olema temaga. Kuidas ma saaks ka võtta aega, et ma saaks ennast arendada? Mida sa täna neile ütled? Siin tulebki tegelikult, esiteks tuleb lõpetada ära võrdlemine, et palun ära mitte kunagi võrdle Mari-Liisiga, ära võrdle Eleriiniga, ära nagu mitte kellegagi nendega, kellel seal Instagramis on 25 000 jälgijat, lõpeta võrdlemine ära ja fokusseeri ainult oma olukorrale. Ma arvan, et see näide väga hästi ilmestab, ma proovin hästi lühidalt, et ongi üks ema mingi aasta-poolteist tagasi räägib minuga, ma nagu teadsin teda erinevatelt koolitustelt, ta on ise üksikvanem, ütleb, et aga tal on väga head teadmised ka emade toetamisel ja et ta tahaks ka, ja tal on väga head teadmised turundusest ja tal on oskused olemas, et kuidas siis nii-öelda toetada, kuidas turule tulla, kõik see, aga tal lihtsalt ei jätku ajalist ressurssi, kuna lapsed on ka kogu aeg temaga, et isa nagu lastega ei tegele. Ja siis ma ütlesin talle, et kullakene, palun ära võrdle minuga, vaata palun, kellega sa võrdled. Ja siis ta oli ka võrrelnud enda naabrinaisega ja tal olid meeletud süümekad. Ja siis, kui ma ütlesin talle, et kuule, vaata nüüd realistlikult, ma ütlesin talle, mul on mees, kes on ettevõtja, kellel on üsna selline, kui ta oleks palgatööl kuskil 8-5 käiks tööl, need olukorrad oleks hoopis teised. Siis saab luua teistmoodi. Ma ei ütle nüüd, et sa pead kohe oma selle idee maha matma, aga mul on täna see vabadus ikkagi, et näiteks järgmine nädala pärast teisipäeval ma lähen Anu Saagimiga Puuduta mind saatesse oma raamatust rääkima, nii et varsti jagan seda ka.
ja see on keset päeva, aga enne seda ma lähen meiki veel ja ma saangi selle, et noh, ongi valik, kas ma võtan siis lapsehoidja või ma võtan siis on ju oma mehe ja seekord tuleb tema meil ei ole veel lapsehoidjat. Teisalt mina võrdlesin kunagi väga Sandra Vabarnaga, keda ma meeletult imetlen, väga äge naine. Aga ühel hetkel oligi see, et ma sain realistlikult aru, et neil oli ka reisil lapsehoidja kaasas ja neil on väga tugev see tiim seal taga, mis ongi väga-väga tubli. Nad käivad teitimas on ju nagu mehega ja kõik on nagu väga tubli. Mina niimoodi ei ole suutnud endale kõrvalda veel luua seda. Aga siis see tähendabki seda, et mina Mari-Liis ei võrdle sellega. Ehk see oli see point, et kõigepealt lõpetage see võrdlemine. Teine asi on see, ma olen väga realistlik praegu ja ütlen, kõik käib millegi arvelt, kullakene. See, et mina täna sinuga siin see tund aega räägin, see tähendab seda, et mina ei ole saanud nende lastega koos olla. Ehk et see on ka väärtuste küsimus, on ju. Mitte, et mina oma lapsi vähem armastaks, aga mina olen isiksuselt selline ema, kes ma ei tea, never say never, aga ma arvan, et praegu ma ei oleks küll võimeline koduõppele oma lastega jääma. Ma väga armastan neid, aga ma ei taha nendega 24/7 koos olla. Selle koha pealt, et mulle meeldib, et käib koolis, on ju, ma teen neile vabu päevi, lasteaias on ju käivad. Mulle meeldib see, et ma saan ka enda asja teha, aga on emasid, kes tunnevadki, et nad tahavadki kogu aeg, ma ei tea, kuni 3. eluaastani selle lapsega kodus olla, siis see on väga okei ja on väga okei mitte midagi saab kõrvalt teha. Ehk et mina võtan, see kõik on millegi arvelt ja teate, ma jõudsin sellele tõdemuseni nagu just läbi nende küsimuste, mis sa nagu ka küsid, sest minult on väga palju seda küsitud. Siis paljud ongi mulle öelnud, et on ja ehk et ja noh, loomulikult seal on nagu nüüd detailid, et okei, kuidas ma siis seda, et kuidas ma nüüd kõnetan. Tähendab, oluline kõigepealt esmalt iseendast aru saada, kas see on päriselt see, mida sa tahad, sest tööd me jõuame terve elu teha. Aga mina lihtsalt olen olnud nii ühtepidi kui teistpidi ja ma sain aru, et ma olen õnnelikum ema siis, kui ma toimetan ka oma asjadega lihtsalt, kui ma liiga üle piiri lähen, siis see on ka nagu too much, ehk et ma olen üritanud leida seda kuldset keskteed siin. Kuidas sa siis jõuad? Sest klassikaline küsimus, mis minu käest küsitakse, Ele, kuidas sa jõuad? Mis on minu jaoks, et ma jõuan või nagu, kuidas? See on nagu huvitav, et ja praegu on võib-olla tõesti mulje jäänud, et see raamat on, ma teen ka üks päev laivi sellest, et see raamat on ainult nagu perevägivallast. Ei, seal on mõningad lood, mis väga oluliselt mõjutasid minu seda teekonda, aga tegelikult mul on 15 proovilugejat olnud, kes on ka kirjutanud, et wow. Ja nemad on ikkagi üsna teadlikud, naised tegelevad enesearenguga, aga ikkagi nad said sealt midagi. Nad said läbi nende minu lugude just mingeid asju. Ja seal raamatus, kui mul on kõik need peatükid niimoodi jaotatud just, et sul käib see klikk nagu ära, et aga kus see aeg siis tuleb? See aeg tuleb väga erinevatest kohtadest. Täna vundament on kõige olulisem, et mis täna minul on, ma tean, et see on mul see periood, et ma ei lase elu lõpuni niimoodi, lihtsalt seni, kuni Brianna on väiksem, seni, kuni ta ei käi hoius või tal pole lapsehoidjad, siis nii lihtsalt on ja mina oma päevaressurssi ka sinna nagu jagan, aga ma olen pikalt rääkinud seal raamatus, me ei jõua täna sellest rääkida, on see, et palun vaata, kallis, mida sa sööd. See, et see toit, mida sa sööd, see on sinu energia ehk et ja ma ei räägi siin nagu, et mina ka kunagi mõtlesin, issa, ma söön nii tervislikult, kurat energiat ikka polnud, on ju. Siis lõpuks läksin sügavamale ja sain aru, et okei, et need tervislikud asjad olid kõik poes e-aineid täis ja sellist puhast toitu on üldse raske leida, et selles mõttes, et ei, ma ei söö ökotooteid ja mul on ka praegu suhkruperiood nagu päriselt väga. Et ma olen ka niimoodi, aga ma olen igast sellest korrast aina nagu paremaks läinud ja ma ei ütle, et ma mingit suhkruvaba elu elan. Aga lihtsalt ma märkan täna seda. Ja et kui varem ma ei märganud seda, et okei, nii ma sõin selle suure, mulle pasta hullult maitseb, et ma sõin selle suure valgest nisujahust pasta ära. Ja siis mõtlesin, et miks ma mitte midagi ei jõua teha,
vaid ma hakkasingi märkama, et okei, et kas see pasta siis peab just nii kreemine olema või kas seal peab see liha siis olema, et võtame kõige, näiteks liha ja salat on väga okei süüa, ei pea olema piimleib, liha, kartul on ju. Et siin on see point lihtsalt, et märka, kuidas toit sulle mõjub. Kas ta annab sulle energiat või ta võtab sult energiat. See on selline üldine kokkuvõte. Teine asi on see uneteema. Meil on mõlemal alla aastase, minul on juba aastane, sinul on alla aastane ja minu unega ei ole praegu hästi, absoluutselt ei ole hästi. Ja ma näen, kuidas see uni mõjutab seda minu produktiivsust ehk et ma olen üsna madala produktiivsusega praegu päriselt. Aga ma olengi võtnud julmalt, et ma olen siis need õhtud kinni pannud, küll kahjuks oma laste nagu arvel. Aga see on minu teadlik valik olnud. Aga ma ei olegi siis seda, mul läks mõttelõng, ma ütlesin, et siis ma olengi päeval maganud lihtsalt. Aga ma tean, et ma saan varsti selle rütmi korda ja siis on mul jälle palju parem, sest et toituni ja vahepeal ma unustasin ära õues käimise. On vastik aeg praegu pime ja kraad, vastik ilm üldse ei kipu on ju minema, siis lihtsalt tuleb sundida minna. Ehk et see on selline tavakas jutt on ju, aga siin on see, kuidas sa nüüd iseennast väärtustad, et kui sa tuledki koju ja siis sa ütledki, et nii, nüüd on minu 15 minutit jalutusaega või trenni aega või mis iganes on ju. Ehk et sa pead, mitte keegi ei seisa sinu aja eest kõige paremini kui sina ise. Ja väärtusta seda, jättes aega oma perele, iseendale, oma toimetusteks. Et ma näen, kõik see käib läbi iseenda väärtustamise. See on hästi lihtne öelda, aga raske teha, I know. Ehk siis põhimõtteliselt need naised, kes meid praegu kuulavad ja need emad, et kuidas ma seda aega saan, võiksid siis, nagu peegeldan praegu siin, võiksid siis põhimõtteliselt esiteks oma toitumise korda saada, oma une korda saada, alustada sellest vundamendist liikuda ja see 4. on see, et mõelda sellele, mida nemad tahavad ja et ennast peaks ikkagi esikohale seadma. Selles mõttes, et see esikohale seadmine ka kõlab nagu sellise, kui sul on alla aastane laps on ju, või siis nii väike nagu minul, et ta on nagu aasta ja mingi 1 kuu põhimõtteliselt, siis seal ongi see, et alla aastase lapse puhul on väga keeruline ennast esikohale seada. Küll, aga arvesta sellega, et sinu laps sõltub sinust. Ehk et kui sina ei ole nagu korras, siis ei saa ka sinu lapsel hea olla. Ehk et mõtestada seda enda jaoks ära, et see 15 minutit väljas käimine on oluline mitte ainult sulle, vaid ka sinu lapsele, sinu perele, sinu nagu lähikonnale. Abi küsimine, selles mõttes tugigrupi selline, mitte mõelda, et ma pean siin maailmas kõik üksi ära tegema ja lasta lahti sellest, mida teised arvavad, et issand, et kui ma palungi sõbrannalt abi või et pigem leiagi endale need inimesed, kellega see ei pea ainult olema oma lähikond. Ma tean, vanavanemad tänapäeval käivad tööl, on kaugemal. Need on ka muutunud, on ju, nii-öelda see küla ei kasvata, aga võib-olla ongi mingi sõbrannade punt, on ju, et kuule, ja see ei pea ka sõbrannad olema, täpselt samamoodi on ju, ma ei tea, oledki mingis kogukonnas või mingis Facebook grupis ja ma ei tea, kes siin veel teevad neid mingeid, et kuule, saame kokku, saad mingitel beebigruppide kogunemistel, võib-olla leiate sellise väikse kogukonna. Seal on ka see usaldusküsimus, ega ma ka ei julgenud algul oma lapsi, aga praegu mul on paar sõbrannat, kelle juurde ma ikkagi julgen oma lapsi. Loomulikult kõigil on oma elu, aga te saate vahetustega teha. Ma hoian sinu lapsi, sa hoia minu lapsi. Ja kui on sarnases vanuses lapsed, siis on äge, nad mängivad ka ja sul, te ju teate, et on väga suur vahe, kas sul on 1 laps või sul on 4 last, sest 4-ga on lihtsam kui 1-ga. Nõustun. See kõlab imelikult, osadele mõtlevad, et sa oled hulluks läinud, aga ma 100% nõustun. Ja eriti, kui on võõrad lapsed, siis nad üldiselt kuulavad nagu sõna. Mu sõbranna ütles kohe, et muidugi ma võin sulle, et ega siis nad minu juures ei kakle ju omavahel, ma tean seda ju. Just. Aga tead, Mari-Liis, meil on siin laivi lõpuni kuskil 7 minutit jäänud.
aeg on kiiresti läinud. Kui sa võtad kokku selle, et okei, on naine kodus, ema, kes tahaks midagi teha, tahaks midagi juurde teenida rahaliselt, tahaks midagi teha, aga ta ei julge, ta lihtsalt ei julge. Äkki ma failin, äkki mul on ju, miks ma üldse pean midagi tegema, mul tuleb laste raha ja las see olla või see vanema toetus ja las see olla see vanemahüvitis, et ma ei peagi midagi tegema, aga süda nagu nõuab ja tahab. Mis sa ütled nendele naistele, kes väga tahaksid, aga ei julge? Ma võin sulle kohe lugeda, sest ma eile just tegin seda. No. Ma lähen järgmine laupäev, on selline äge naine, nagu ma usun, et Kristel lubab mul öelda. Kristel, vaatan kohe, mis ma talle ütlesin, ta on kirjutanud, ta just kirjutas sellise raamatu nagu Kristel Sverdlik, tema kirjutas raamatu Alberti jõuluootus ja ta sai Hooandja kaudu tõesti mingi väga edukas oli see projekt ja ta arvas, et ta ei tee raamatu esitlust, mis mõttes on ja tal oli eile selline raske koht, kus ta ütles, et tal olid hirmud, ma olen teda siin mitu nädalat töödelnud, on ju, ma ütlesin talle, et ma teen suga intervjuu, ära üldse muretsed, mul ei ole probleemi küsida, et ma saan sind lahti, ma toetan sind kõik nii, on ju, et ta ei ole ka harjunud esinema ja avalikult, mis raamatu esitas, on ju. Ja siis ta ütleski, et tal oli nii keeruline eile ja mis ma siis ütlesin talle. Ehk et ma ütlesingi talle, ehk et mina ütlen sulle, et sa oled vägev naine ja vägev ema ja selliseid eeskujusid on meile väga-väga vaja. Ja nagu minu esinemiskoolitaja ütles mulle, et on isekas jätta jagamata, kui tead, et see teisi aitab. Ehk et see on niisugune hea nagu trigger, et kui sa tahad olla nii isekas, et sa oma hirmust ei julge üle astuda ja sa jätad jagamata selle, mida sinul on jagada maailmale, et sa võid kõnetada, sa võid toetada teisi inimesi ja kui sa jätad selle tegemata, siis see on isekas tegu. Okei, see on ilmselt lihtsam öelda, mul läks 4 aastat aega, et kui ma seda kuulsin, et ma oleks julgenud samme astuda, aga saate aru, meie sees on kõik olemas, kallis naine, ema, kes iganes sa seal kuulad, sinu sees on kõik olemas ja hirm on see, mis ma räägin ka hirmust oma raamatus. See on nii huvitav, et sa küsid just sellised teemad, sa pole lugenud käsikirja, aga just sellised teemad, mis mul seal sees on, et kui sa küsid minu käest, et kas ma olen nagu, et paljud ütlevad, sul tuleb see nii lihtsalt välja, nagu te arvate, et ma julgesin kunagi esineda, siis halloo, on ju. Või siis kas see reporteri intervjuu eelmine nädal ja see ei olnud minu jaoks hirmus selles mõttes, kuna see tuli südamest, aga see ei ole ka niimoodi suvakas, ikka oli mingi selline kerge. Sabil. Ikka selline kerge pinge. Aga see mõte siis ongi see, et hirmud on meil alati, aga hirmud on kasvu ja arengu koht. Ja mul on raamatus ka üks harjutus, ma arvan, et ma panin selle sisse, on siis see, et aga mis on kõige hullem, mis juhtuda saab? Mis on kõige hullem? Okei, failid, sa tahad öelda, et nagu ma ei ole mitte kunagi failinud või? Ja mul ei ole praegu, ma võin teile öelda, et raamatu kirjutamine on kulu, mitte tulu. Ehk et mul ei ole praegu seisud üldse absoluutselt head, on ju. Siis minu lugu, ma panin perekeskusesse mingi 20 000 euri ja tuli koroona, 3 kuud saime lahti olla, tuli koroona. Mis te arvate, et nagu oli nagu tore olla? Ei olnud. Aga siin ma täna seisan ja mõtlen, et vau, millised õppetunnid, milline vägev teekond mul on olnud ja on raske olnud, loomulikult. Mis te arvate, et kui te mõne ettevõtja käest küsite, et jube lihtne on? Ei ole, aga ega ükskõik, kas sa oled ettevõtja, palgad on täpselt samamoodi, on ju. Ka samamoodi on selline, aga me oleme loodud siia maailma kasvama ja arenema ja ma tahan öelda, et hirmu taga on väga palju uskumusi, väga palju valeuskumusi, mis meile on pandud ja hirm on lihtsalt see, millega tasub teadlikult tegeleda ja me ei jõua siin täna seda rääkida, aga jah.
ehk et kui sa tahad nende teemade kohta rohkem küsida, siis Elerin paneb siia hooandja lingi. Ma olen hästi tänulik, kui sa annad hoogu ja sa saad selle raamatu ja see raamat tuleb vägev, ma luban sulle, sest ma sain endale ka peale selle, et mul on väga nagu põnevad lood seal, ka mõned on väga rasked lood, aga see on selline naiste enesearengu raamat just läbi selle emaduse ja tõesti läbi selle lapsepõlve, et ma puudutan hästi palju erinevaid selliseid vanuseastmeid, kus ma olen olnud ja ma usun, et see kõnetab ükskõik, kus kohas sa täna oled, et mingi selline koht sind kõnetab, sest ka proovilugejad on nii hea tagasiside andnud, nii et ma olen hästi tänulik. Kui sa annad mulle hoogu, hooandjas, õnnelik naine, õnnelik ema projekt on see. Super, ma panen kohe lingis ja kommentaari laivi alla. Milline laiv ja milline energia. Kell on 8 ja sa oled jätkuvalt särtsu täis, Mari-Liis. Ma ei saa aru, kus sa selle energia võtad. Kui keegi praegu samamoodi mõtleb, et kus sa selle energia võtad, siis... Teate, ma nädalavahetusel puhkan. Ma võtan see nädalavahetus, sest ma sain aru, et ma olin täna päeval väga väsinud ja ma tundsin, et okei, nii, nüüd on nagu see hetk, kus tuleb aega võtta. Ehk et ma tõesti laupäev, pühapäev püüan mitte tööd teha, 100% ei saa lubada, aga ma vähemalt ei tee palju. Ma siis ütlen niimoodi. Ehk et ma võtan neid hetki. Kui sa nüüd kokku võtad kogu meie vestluse, ehk siis on võimalik tulla välja nendest rasketest kohtadest. Ja ma saan aru, et kõige efektiivsem on see, kui sa sööd, kui sa magad ja kui sa tegeled oma vundamendiga, samal ajal usud iseendasse, on ju. Ja mis sa siis lõpuks arvad? Kas olla ettevõtlik ema, on see siis ikkagi hullus või on see võimalus? Ikka tahad mul seda? Ma tahan seda vastust. Iga külaline peab vastama sellele küsimusele, sest see on nagu must be. Kumb see on? Tead, ma ütlen... Sa oled selle täna ära öelnud. Tahaks midagi väga originaalset öelda. Võib-olla mul pärast tuleb. Ma ütlen seda, et see on hullult hea võimalus. Tegelikult see on hullult hea võimalus, sest et millal veel, kui mitte praegu. Nagu siis ütlesid, on ju, millal veel. Ja kui sa sead ennast esikohale ja samal ajal ikkagi oled hea ema, on ju, mis sest, et praegu tund aega sa oledki pakkunud aega oma isale või tähendab isale, kes lastega koos toimetab. Et see on ka jällegi, mida väga paljud emad ei anna seda võimalust laste või isale, et ikkagi nemad ja lapsed, on ju. Et jällegi, millise mätta otsast me seda olukorda vaatame? Ma ütlen ikkagi, et see on võimalus, sellepärast, et me võime seda võtta ka hullusena, aga ütleb nii, et lapsed, ma arvan, et tänu lastele, ma tahtsin alati ettevõtjaks saada, aga tänu lastele sain ma aru sellest, et ma olen olnud ilmselt selle võrra nagu ikkagi palju parem ettevõtja, sest ma olen jõudnud sinna iseendani tänu kogu sellele kupatusele. Nii et kui palju ma näen, kui palju ma ise olen arenenud ja kui palju inimesed arenevad läbi selle ettevõtluse ja kogu selle, emad on ikka super, need eriti ettevõtlikud emad, ükskõik mis see ettevõtlus on ja see ei loe üldse, sa ei pea selleks ettevõtja olema või firmat looma, kui sa oled ka kuskil, ma ei tea, kogukonnas ettevõtlik, mis iganes. See on lihtsalt tohutu, kui head logistikud emad on ja kui vägevalt tegelikult me ikka loome seda maailma. Nii et andke tuld, lihtsalt oluline meeles pidada, et tuleb iseennast hoida. Suurepärane. Olen sinuga täiesti nõus. Hoidke ennast ja andke ka Mari-Liisi raamatule hoogu. Link on kommentaarides. Nii et guugeldage Mari-Liisis, kui sa teda guugeldad, tulevad kõik head asjad sinna välja. Vaadake Reporteri videost, siis saate teada, et millise taustaga ja milline fantastiline naine meil siin täna laivis oli.
aitäh sulle, Elerin, et sa kutsusid ja kui ma olen oma raamatu mingis etapis, siis ma tegelikult tahan väga sind kutsuda, sest kui ma kuulsin sinu seda lugu seal taustal, siis see oli nii inspireeriv, et Elerin on väga-väga äge naine, nii et vaadake, guugeldage ka ja ma väga tahan ka sinuga saadet teha, nii et. No siis me teeme vastamisi. Kuulge, suur tänu teile, aitäh teile kõigile kuulamast ja kallid Paid. Aitäh sulle, Meelis. Tšau.